alla nüüd saab teha seda. Et see on üks läbipaistvuse samme neile, et nüüd on võimalik enda kõik chatid, kõik asjad, mis sa Instagramis teinud oled, tulevad logidena alla arvutisse. Et nüüd sa näed, et täpselt mis sisu on olemas Facebookil sinu Instagrami ja ka sinu Facebooki konto kohta. Et ma seda mailing listi sisu osas ei oskagi kohe öelda, et seda võib-olla peaks guugeldama ja uurima täpsemalt, et kuivõrd palju sinu eluala teenus pakkuja digitaalses keskkonnas ilmselt on see mingil määral ikkagi vajalik. Tere, hea kuulaja, me oleme mõtteaine ja me räägime andmekaitsest, et alati kui me kokku saame, siis me räägime omavahel vahel ka enne saadet ja pärast saadet mingitest probleemidest, mis meil reaalselt käes on. Ja. See määrus on ainult 88 lehekülge pikk, nii et selles mõttes ei ole vast väga kerge või väga raske nagu kõik läbi lugeda ja aru saada, et see on... Et noh, et ma üldse tahaks, et kas see puudutab nagu ainult juriidilisi isikuid, et noh, mõnes mõttes näiteks kui ma olen eraisik ja teine eraisik on mulle andnud oma telefoninumbri ja mingid kontaktandmed ja ma hoian nagu justkui seda infot eraisikuna, et kas siis ka see mind kuidagi puudutab või mis seal toimub või kui... Hakkab asendama senist Eesti isikuandmete kaitseseadust. Nii. Aga siis peaks... Mis ka, noh näiteks kui ma töötasin ülikoolis, siis ikka oli see andmekaitse oli ikka paras nagu... Eriti kui sa teed uuringuid. Peavalu, just. Eriti kui sa teed uuringuid ja sul on mingid inimsubjektid, siis on nagu... Ja. Nii, aga tähendab... Good radio, kus inimesed on oma telefonis ja loevad. Ei, no aga me oleme seadust. Sa võid lugeda, et 25. mail, eks ole, rakendub see... Ühe teooria kohaselt järgnevad sellele inimohvertused, kasside ja koerte kokkukolimine ning massihüsteeria. Kui see ennustus... Nagu kõikide Euroopa regulatsioonidega. Ühtlasi ilmselt ka keelatakse ära kõverad banaanid ja midagi iganes. No just. Kui see ennustus valeks peaks osutuma, on alternatiiv keskpärane reede, vahelduva pilvisusega ilm ja uue ajajärgu algus isikuandmete kaitses. Tähendab, kui me vaatame nagu veel täna kehtivat Eesti Vabariigi enda seda isikuandmete kaitseseadust, siis seal on öeldud, et seda ei kohaldata, kui neid andmeid töötleb füüsiline isik, keda sina eraisikuna oled, kui sa töötled neid isiklikul otstarbel näiteks. Nii et kui aga nagu juriidilises kehas töötleb ka neid andmeid ju nagu isik. No aga sa esindad ikkagi siis sa, kui sa juriidilise ettevõtet, organisatsiooni. Kui sa juriidilise isiku all töötled neid andmeid, siis sa selles mõttes ikkagi ju töötled neid kui juriidiline isik. Olgugi, sest et juriidilised isikud ise ei saa ju andmeid töödelda, sest et neil ei ole andmetöötluseks vajalik. Ma võin hästi lühidalt öelda, millised need põhilised punktid on, millega siis nii-öelda organisatsioonid ja ettevõtted peavad, mille eest nemad siis vastutavad, et igasugune isikuandmete töötlemine peab olema seaduslik, õiglane ja läbipaistev, see on ilmselge. Isikuandmeid tohib koguda ainult konkreetsetel kokkulepitud täpsetel õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmeid tohib koguda ainult sellises ulatuses, nagu sellise eesmärgi täitmiseks on vaja. Isikuandmeid võib säilitada füüsiliste isikute tuvastamist võimaldaval kujul ainult seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik. Ehk siis mingist hetkest, kui see pole vajalik, siis tuleb hävitada. Tuleb need hävitada. Eesmärgi seisukohast ebaoluliseks muutunud isikuandmed tuleb kustutada. Ehk siis hävitada. Isikuandmed tuleb hoida õigetena, eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed tuleb kustutada või ilma asjatu viivituseta parandada. Ja viimane punkt on isikuandmeid tohib töödelda ainult viisil, mis tagab nende turvalisuse. Sealhulgas tuleb andmeid kaitsta loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest, kasutades asjakohased meetmeid. Oota, aga nüüd kui lähme tagasi selle punkti juurde, mis ütles, et kui on ebaõiged eesmärgi täitmiseks ebaõiged info on ju, et siis tähendab seda, et kui ma teen endale näiteks lauamängu klubi ja siis kogun inimeste kontaktandmeid, et seda lauamängu klubi infot levitada neile ja siis ühe nende inimese telefoninumber peaks muutuma, siis see andmerida, kus on selle inimese telefoninumber, ei ole enam nagu õige andmenumber selle eesmärgi täitmiseks. Nii et ma peaksin siis kähku selle inimese uue numbri otsima endale, sest muidu ma rikun määrust. Muidu sa rikun määrust, jah. Või siis teine võimalus on nagu kustutada terve kirje, kui ta ei ole nagu näiteks aktiivne liige enam. Aga noh, ma sain... Et see on eelkõige... Aga mina eriti ei pea midagi tegema. Jah, organisatsioonide peenemaks
täpsemaks ajamise. no Kas see- üldiselt on seadustega niimoodi, eks, et need lähevad sulle korda alles siis, kui keegi kurdab. Et niikaua, kuni kõik osalised on rahul, siis on väga harva on selline olukord, kus nagu keegi kolmas väljaspoolt tuleb ja hakkab nagu ütlema, et kuulge, siin on midagi valesti, ma tahan nüüd sekkuda ja midagi nagu kedagi karistada või midagi ümber teha. välja arvatud juhul, kui näiteks kellegi auto on valesti pargitud. Noh, jah, aga see on nagu selles mõttes jah, minu viga. Oskad sa tuua paralleeli auto parkimise ja Ei, no ma mõtlesin seda, et isikuandmete- siis on nagu see, et inimene pargib enda auto ja midagi otseselt valesti ei ole, aga Mats astub juurde ja ütleb talle, et kuule, et sa parkisid valesti. et seda juhtub, ma viitasin sellele. Just. Aga kas meil peale seda andmekaitse juttu nagu mõni kuulaja ka veel alles on? Või me peame panema saate kirjeldusse selle, et tegelikult me teeme saatesest või noh, me ei tee täna nalja, vaid me räägime naljadest, me räägime nalja tegemisest. Nali. See saade See on väga, suur nali. jah, see on keeruline on seda sõnastada. Aga enne seda ma tahaks jagada teiega ühte väga huvitavat kogemust, mis mul oli siis eelmisel nädalavahetusel. Ma käisin Siilil 1 päevaks, suurõppus Siil, osalesin 1 päeval seal ja tavaliselt on niimoodi, et kui sa osaled niisel kaitseväe õppusel 1 päevaks, siis see on seda, et sa teed vastutegevust. Et vastutegevus on alati tundunud mulle hästi põnev asi, et kui ma olin ajateenistuses ja kui ma hiljem olen olnud kordusõppustel, et siis alati on mingid inimesed, kes teevad vastutegevust ja see alati tundub hästi põnev. Ja nüüd mul avanes võimalus siis ise teha vastutegevust ja see oli ka päris niisugune väga huvitav ja ikkagi niisugune adrenaliini tekitav nii-öelda siis tegevus. Ja täpsemalt oli asi siis selleseks, et ma osalesin siis politsei ja korrakaitseüksuse niisugusel õppusel, kus siis ma teesklesin massirahutuse nii-öelda osalejat, kes siis läks politseimaja sisse piirama ja nõudis siis politseiprefekti nägemist, kes oli eelneval õhtul tegelikult kirjapommiga üldse õhku lastud. Ja siis seal oli igasuguseid muid stsenaariumi elemente ja siis me nõudsime seal erinevaid asju. Me ütlesime, et see võim, mida need politseinikud seal esindavad, on kaotanud rahva nõusoleku. Me nõudsime juurdepääsu politseimajale ja nemad ajasid meid siis kilpide ja kumminuiadega sealt minema. Ja siis me käisime neid seal niimoodi nende nii-öelda valmisolekut proovile panemas. Kohati läks see päris füüsiliseks. Ma lõpetasin ühel hetkel ka niimoodi, et ma olin ikkagi nätaki Nägu asfaldis ja käis ikka paras põnts, käis pea nagu vastu maad ära ja mul kohe oli põlv oli kaela peal. Niimoodi, et kui ma tahtsin hüüda, et okei, ma annan alla, siis ma ei saanud sellepärast, et mul oli ka nagu, keegi oli mul kopsude peal, nii et mul ei olnud kerida õhku. Ja siis nagu õnneks nagu mul ei läinud pilt eest ära, aga selles mõttes ma võin teile näidata siin oma küünarnukki. Seal on marrastus. Jah, mis oli siis ka nagu, mille ma sain nagu, et selles mõttes see oli niisugune nagu Kas sa ütleksid, et sa kannad enda arme uhkusega või? Jah, ma kannan tõesti, sest et olgugi, et ma selles nii-öelda stsenaariumis nii-öelda nagu mängisin Eesti põhiseadusliku korra vastast, siis ma vaatan oma tegevust seal kui niisugust nagu niisugust sõbralikku või selles mõttes niisugust nagu vajalikku tegevust, eks, et sa nii-öelda nagu esitad vastuargumendi selleks, et see sinu õige pooltargument nagu oleks tugevam, eks, et nagu küsimus all on see, et kas Eesti riik suudab ennast nagu kaitsta ja siis oligi nagu see, eks, et siin oli nagu mina katsetasin nii-öelda sõbralikes tingimustes küsida seda küsimust tõsiselt ja ütleme, lõpptulemus oli see, eks, et 80 meeleavaldajast 45 võeti vahi alla ja inimesed läksid laiali ja politsei nagu võitis. Et selles mõttes majja meil ei õnnestunud sisse saada, nii et selles mõttes Läks hästi. Läks hästi, jah. Aga muidu oli ikka päris põnev, et seal sai hüüda igasugused asju ja mõned inimesed läksid ikka väga-väga füüsiliseks ja peksid jalgadega seal neid kilpe puruks ja Need olid, nagu ma aru sain, need nii-öelda kollaste käesidemetega olid siis tegelikult Justiitsministeeriumi eriüksused, kes mängisid ka nagu selle osad nendest olid vangla ametitöötajad ja siis oli seal hulgalisi vabatahtlikke niisugused nagu mina. Olid seal Kodutütred vist on see organisatsioon, neid oli seal päris palju, et see oli niisugune nagu kollektiivne üritus ja kui kunagi tõesti peaks vaja minema kuskil meelt avaldada, siis ma õppisin ühe triki, mis tegelikult on üsna lihtne, et kui sa võtad plastikpudeli ja paned sinna liiva sisse, et siis see on päris hea asi, millega loopida.
ahah, Okei. et piisavalt raskust ja ta ei lähe niimoodi katki, et saad akna katki visata või midagi sellist. pluss on nagu see, et nagu no ongi see, eks, et kui sa mõtled selle peale, et okei, et tahaks nagu, no ei tea, et sul ei ole kuskil niimoodi, et lähed kuskil on mingi kruusahunnik, võtad sealt kive, on ju. Aga noh, ongi see, eks, et pudelisse paned liiva ja mulda, plastpudeleid on igal pool ja siis on need liiva samas mitte. No liivakastist ikkagi, jah, Jah. okei. Kruuse. et mul oli tõesti nagu siukene nagu mingis mõttes siukene nagu mingis mõttes oli nagu rollimäng, eks, et ma juba võtsin karakteri ja siis hüüdsin seal igasuguseid lauseid ja peeti kõnesid seal ja karjusime võimu pihta, et mul oli väga-väga vahva. Põnev. Mina nägin tuttaval külas olles Turu tänaval aknast, kuidas üks mingisugune 5-10 pealine salk relvastatud valvureid, kiivrid peas, vestid seljas ja terves varustuses kõndisid siis nagu, et see oli natukene selline nagu ootamatu ja hirmus vaatepilt, et nagu ma lihtsalt, ma ei tea, sõin oma sushid seal ja vaatasin aknast välja ja siis vaatasin, mingid tüübid vaikselt jalutavad ja siis nad kõndisid sinna nii-öelda selle tankla suunas ja see, kuidas inimesed tänaval seisma jäid ja vaatasid neile järgi, see oli nagu noh, et ma mõtlesin korraks, et kui see tegelikult oleks päriselt sõjaolukord, siis see oleks väga hirmus minu jaoks nagu, et nad nägid väga tõsised välja ja nagu see asi oli korralikult korraldatud, et ma mingit action'it ei näinud. Tegelikult jah, ju ma tahtsingi küsida, et hoiatati ju või nagu nii-öelda siuke avalik hoiatus oli see, et kodanikud umbes ärge kartke, et kasutatakse nagu paukmoona ja imitatsioonivahendeid ehk siis lõhkepakette, aga ma ise nagu küll mingit särinat ei kuulnud, võib-olla siis ikkagi otsustati seda nagu linnas mitte teha. Mina nagu kuulsin. turupiirkonnas ja seal. Tähendab, selles mõttes, et ma ei tea täpselt, kus see oli, aga selles mõttes, et ühel õhtul ikkagi oli ja soe õhtu, meil oli kodus oli elutoa aken oli lahti ja ikkagi tärinat oli kuulda õhtusel ajal, et nagu linnalahing ikkagi Tartus, vähemalt üks selline peeti, kus ikkagi lasti mõnuga moona. Ja seal samas selles meie massirahutuse õppusel oli ikkagi ka politsei siis viskas paraja ettehoiatusega siiski lõhkepakette ja mis oli hästi vahva oli see, et nad siis päris pisargaasi asemel lasid meile lihtsalt siis vett näkku. Aga siis oligi see, et reegel oli see, et kui sa saad sellest pritsist vett näkku, et siis sa pead ära minema 3 minutiks, et siis sa oled nagu natuke aega neutraliseeritud. Et selles mõttes see oli ka siukene oligi siuke rollimäng. Lightning Bolt, jah, siukene. Kuigi seal ikkagi oli selles mõttes niimoodi, et mõned inimesed läksid ikkagi väga nagu elasid ikka väga sisse ja ikkagi nagu tõsiselt läksid ikkagi nagu vihaseks ja ikkagi läksid nagu selles mõttes nagu nad ei suutnud enam ära eristada aga täielikult seda. Või et teisel tuli nagu hirm silma, et ikkagi nagu sa ju nägid seda inimest, kes su vastas oli ja ta vaatas, et ta on seal üksi seal müüris esimesena, et see oli tal, jah. Et nagu see kuulus vangla eksperiment nagu selle just kui leidis anekdootlikku kinnitust. Võib ka nii öelda, jah. Ma vaatasin vahepeal ühte filmi Liam Neesoniga, mingisugune film, kus ta on rongis ja peab mingisuguse mõistatuse ära lahendama ja seal oli üks kaklustseen ja siis see inimene lasi talle pipra gaasi näkku siis ta lihtsalt võttis käed ja pühkis üle silmade ja kakles edasi ja siis ma mõtlesin nagu WTF kas selle filmi nimi mitte ei olegi Mees rongis? Ja mingi kommuuter või mingisugune mingi selline eesti keeles see nagu tõlgitigi Mees rongis ja üli halb film oli see, uskumatu. Minu WTF on ka seotud võitlemisega selles suhtes, et kuidas nagu et üks asi, et kui sa ise tegeled reaalselt võitlusspordiga, siis see rikub sinu jaoks nagu hästi palju nagu filmi koreograafiat, mis puudutab võitlemist. Aga ma sain nagu täiesti uue taseme kogemuse selle koha pealt, mis on seotud ka osaliselt minu siukse avastuse või lihtsalt eluasjaga, et minu ellu tuli luger sellel kevadel. Ma ei ole varem ennast pidanud inimeseks, või ma ei ole nagu, luger on olnud siuke asi, mille vajalikkusest ma pole nagu aru saanud, aga mulle kingiti sünnipäevaks. Ja siis ma sain läbi enda esimese raamatu lugerist, milleks oli Dan Simmonsi Hyperion. See on ju päris paks raamat. See on peaaegu 500 lehekülge. Aga selle... lugeriga? Jah, nii-öelda nagu paberil on see pea 500 lehekülge. Et lugesin ära, väga mõnus oli. Olen nüüd nagu nii-öelda lugeri usku ja olgugi, et ma arvan, et mingit sellist just nagu erialast kirjandust võib-olla jään ma lugema nagu paberraamatutest ja seal on hea kuidagi mingit süsteemi tekitada, et ise nagu füüsilisi järjehoiaid vahele panna aga sellist nagu nii-öelda meelelahutuskirjandust ma arvan võib küll sealt lugeda ja lisaks sellele see mõnus fakt, et sa saadki endale ühe väikse jubina nagu kotti visata
ja sul on nagu noh, mingisugune mitusada raamatut võib-olla kaasas, kus sa saad siis vastavalt tujule valida või mida iganes. Aga mida ma ei mäletanud, ma olin Hyperioni kunagi lugenud eesti keeles kuskil keskkooli ajal. Ja ma ei mäletanud seda, et seal oli nagu väga hea raamat, soovitan kõikidele, kellele meeldib ulme, eriti nagu siuke nii-öelda kõrgulme vist öeldakse või kuidagi nagu mitte selles suhtes, et see oleks kuidagi parem kui muu ulme, aga noh, see toimub nagu hästi-hästi kaugel tulevikus, et seal on nagu, ta on väga selline ideede tasandil. jah, just. Seal on nagu eri karakterite lood ja ta on kihvtisti kirjutatud selles suhtes, et see kirjanik ongi nagu teadlikult mõnes mõttes kirjutanud justkui nagu eri jutud, kus on nagu õudusjutt ja on detektiivi jutt ja on selline nagu mingi siuke draama veits ja noh nii. Aga seal üks on siis see detektiivi jutt ja seal on ka nagu võitlusstseenide kirjeldused, mis on lihtsalt nagu nii halvad, et noh, ma nagu noh, see oli nagu uskumatult halb. Ma ei oleks uskunud, et ma nagu raamatus saan sellise kogemuse, aga seal, kuna noh, raamatud tavaliselt ei tee seda, seal oli nagu väga detailne kirjeldus sellest, mis on veel nagu niiviisi, et ja siis umbes üks ta tegi umbes selle löögi selle käega ja siis see teine tegelane tegi selle pareeringu ja siis ta lõi talle täpselt sõrmedega umbes kolmanda ja teise ribi vahele ja noh, ja see oli nagu nii halb lihtsalt, et ma mõtlesin, et appi, et nagu, et sellised asjad, et isegi olgugi, et tegemist on nagu ulmega, siis noh, käsitsi võitlus on ikka käsitsi võitlus, seal ei muutu mitte midagi. Anatoomia on ikka anatoomia ja nagu see oli nii ebarealistlik, et see täiega nagu tõi mind sellest raamatu sellisest väga heast kaasahaaravusest nagu korraks välja. Enamik inimesi, kes MMA-st väga midagi ei tea, võib-olla on kunagi näinud sellist filmi nagu Warrior, eks ole. See on siis mingisugune film või lugu sellest, kuidas kaks venda lõpuks jõuavad kuskil MMA turniiril teineteise vastu. Nad on eraldi mingi aastad pole. Tom Hardy ja mingi Austraalia näitleja ja isa on neil see Nick Nolte. Hea film oli minu meelest. Hea film oli, jah. Austraalian ei ole üks nendest, kas ei ole see sama mees kes... Channing Tatum ei olnud see? Ei. Kas see on see sama mees, kes nüüd oli selles Brightis mängis seda orki? Võt, ta ma ei ole näinud. Minu meelest oli see sama mees. Ta mängis selles Red Sparrowis, just mis nüüd kinos oli. Igatahes filmidest rääkides või seda, jah. Ma räägin selle ära, et ühesõnaga, kui ma nägin seda filmi esimest korda, ma olin väga nagu liigutatud sellest filmist ja ma olin nagu, et wow, selline äge film tehtud ja siis kui ma hakkasin kunagi aastaid hiljem UFC-d vaatama ja sain nagu MMA maailmaga tuttavaks ja käisin trennis, siis nüüd aastaid hiljem seda filmi nähes, siis need võitlusstseenid on nagu piinlikud natukene, et kohe iga löök on nagu sellise heliefektiga nagu võimendatud selliseks absoluutseks nagu hävituseks ja siis ka see kaadrite kiirus, et nad on nagu igasugused, ma ei tea, löögid ja maha tõmbamised ja mingid asjad ära kiirendanud ja tekitanud nagu sellised, nagu see oleks mingi meeletult actionirohke tegevus, et lihtsalt see on nüüd tundes nagu seda maailma natukene paremini, on seda natukene imelik ja amatöörlik või piinlik vaadata, et see ei ole väga, et filmi lugu iseenesest on hea, aga need kaadrid, kuidas nad seda võitlustseene tegid, olid nagu võetud piinlikud. See näitleja on Joel Edgerton ja tõepoolest ta mängis Brightis ka seda orki. Bright, hästi halb film oli. Või no mitte nüüd hästi halb, aga see oli head mõtted olid seal, aga ta ei tund välja nagu. Aga jah, see nagu need filmi koreograafia, see meenutab nagu seda profimaadlust rohkem või et seal on nagu seda nagu vibe'i juures ja tegelikult seal ju mängis ka see väga tuntud profimaadleja mängis seda nagu koobat. See oli, jah. Nii, filmidest rääkides. Jah. Kas me nüüd võime rääkida tasujatest igavikusõjast? Me võime rääkida sellest, kuidas vähemalt mina osalesin maailmarekordis. Sellepärast, et mitte ükski film, mitte kunagi ajaloos varem pole oma avanädalavahetusega teeninud nii suurt tulu kui tasujate igavikusõda. Ja mina siis osalesin selles maailmarekordis sellega, et käisin seda avanädalavahetusega. Maksid sellest, mina ka. Jah, selles mõttes ma aitasin selle rekordil sündida. Ja noh, ütleme niimoodi, et noh, ma ei tea, alustab Jörgen, mis on su mõtted ja tunded selle filmi osas? Ma ise mõtlesin nagu seda, ja see on, nüüd tuleb nagu spoiler talk, eks ju, ilma ma arvan spoilerit, et ta ei saa päris. Ei ole mõtet, jah, kui ei ole filmi näinud, siis keri edasi. Jah, kuskile või siis nagu
nii-öelda võtta see vastu, kuigi väga süvitsi me sisusse ei lähe, aga me kindlasti ilmselt räägime selle filmi lõpust. Sest mina mõtlesin seda, et nagu minu jaoks oli see naljakas, sest mõnes mõttes oli minu jaoks ootuspärane see, et nii-öelda paljud head tegelased surevad. Ja see oli ootuspärane selle tõttu, isegi mitte, et ma nüüd oleks vaadanud selle filmi, ma vaatasin küll ka mingeid selle filmi nagu siukseid analüüse, kus spekuleeriti, et mis seal filmis võib-olla juhtub, aga isegi juba ammu enne seda ma olin natukene tuttav selle nii-öelda koomiksist Infinity War igaviku saaga siis nagu selle jutuliiniga. Selle looga. Ja ma selle põhjal teadsin, et väga tõenäoline on see, et tekib see stsenaarium, kus tõenäoliselt väga palju tegelasi sureb, väga tõenäoliselt väga paljud nendest, kes ühesõnaga ma pakun minu nagu ennustus siinkohal ja ma loodan, et ma ei rikku nüüd kellegi nagu filmielamust sellega ära, on see, et enamik nendest, kes praegu surid, tulevad järgmises filmis tagasi, küll aga me kaotame osad nendest, kes selles filmis ei surnud. Ja see on täiesti ju see ilmselgelt, siin ei ole küsimus. Aga nagu lugedes või vaadates seda reaktsiooni sellele filmile, siis nagu mul tuli see, et kas see on nüüd nagu see meie generatsiooni see mina olen sinu isa moment. Ja. Et on nagu, et filmis justkui sellises üli nagu mainstream populaarkultuuri elemendis filmis juhtus midagi sellist, mis oli kuidagi nagu hästi ootamatu ja teisest küljest ka nagu hästi kuidagi traagiline. No tegelikult ikkagi ju ei olnud. Selles mõttes, et tähendab, nagu sa isegi ei pea teadma seda tõsiasja, et enamikel nendel, kes seal tolmuks läksid, on vähem kui aasta pärast nagu filmide järjed välja tulemas. Eks? Et selles mõttes see ei ole nagu, et sa nagu, ütleme nagu, sa pead olema ikkagi väga-väga kuidagi pealiskaudne ja võib-olla isegi natukene nagu rumal inimene, kui sa ei saa aru sellest, et need tegelased ei surnud tegelikult ja lõplikult ära, puhtalt juba selle tõttu, et vahetult enne seda meile näidatakse, et selle rohelise kiviksega saab ju aega tagasi keerata. Ja, aga nagu siin on huvitav, üks kriitik nagu kirjutas siinkohal seda, et või tal oli nagu siuke päris huvitav mõte oli see, et võib-olla nagu see on nagu üks suuremaid fenomene, mida nagu see Marveli universum on nagu nii-öelda tänapäeva kinoga teinud, et ta ongi teinud nagu, et see ongi nagu ainult see emotsionaalne nagu mõju ja tegelikult, ja see on film, et tegelikult nagu nüüd ongi nii-öelda nagu avalikult välja öeldud see, et me ei oota või me ei eelda filmidelt nagu mingit sellist nii-öelda loogilist jätkuvust või nagu loogilist kontiinumit, vaid et see ongi nagu nii-öelda filmikultuuri nagu loomulik osa, et me võime aega keerata tagasi, me võime teha mingeid uusi eellugusid, järellugusid, paralleellugusid, paralleeluniversumite lugusid, eks ju, ja see on okei. Ja kuna see on film, siis me võimegi niiviisi teha ja siis nagu nii-öelda see film kui kunstiteos peab mõnes mõttes seisma piisavalt ka nagu ise omal jalgadel, ükskõik kui palju ta siis kasutab seda varasemat või mitte, selleks, et luua nagu seda emotsionaalset mõju, mis antud juhul oli siis see, et nagu nii-öelda inimesed ei olnud kinost lahkudes kurvad mitte selle tõttu, et nad oleksid nii rumalad, et nad ei saa aru selleks, et umbes ämblikmees võib tulla tagasi, ta võib tulla tagasi ja olla mustanahaline, seesama võib tulla tagasi, võib tulla, et umbes 5 aasta pärast nii-öelda kontiinumist seda sündmust ei ole üldse juhtunud, et see ei ole nagu mõnes mõttes üldse oluline, vaid mis on oluline on see, et eriti selle filmi selles rollis see, mis iganes selle ämblikmehe näitleja, mul see nimi Tom keegi, ma tahaks öelda Tom Hiddleston, aga see on see, kes mängis Lokit, eks ju. Et see näitleja oli nagu sümpaatne, tema ja siis Robert Downey Jr.'i omavaheline nagu see keemia ekraanil oli hea ja inimesed hoolisid ja nii-öelda olid justkui šokeeritud sellest surmast selle tõttu. Mitte selle tõttu, et nad tõesti arvaksid, et nüüd nagu mingisugune tegelane suri ära, sest olgem ausad, keegi ju ei surnud, see on film, niikuinii. Jaa, aga see on nagu selles mõttes. Aga ütleme selles mõttes, et natuke võiks kiita ka, et alati ainult ei saa kurta. Ja mina ilmselgelt... Aga minu meelest me seni oleme ainult kiitnud, me nagu kurtnud tegelikult. Mina võtaks seda nagu kurtmisena. Et selles mõttes nagu see on see, et ta
noh, nagu see, mis seal lõpus tehakse ja see, kuidas seda seal lõpus esitatakse, on see, eks, et film palub publikul reageerida kas üllatusega või reageerida niisuguse leinaga või noh, ühesõnaga palub reageerida, et ütleb, vaata, nii kohutav, nii kurb, nii halb, eks. Aga publikul, nagu minul publikuna on raske seda tõsiselt võtta ja siis on nagu see on see, eks, et see film palub mul võtta tõsiselt midagi, mida ma ei saa tõsiselt võtta ja mina ütleks, et see on nagu pigem kriitika. Et ta ebaõnnestub selle koha peal, aga noh, nagu minu jaoks näiteks, kuna ma teadsin, et see on, minu jaoks see pigem oli nagu, see oli ikka emotsionaalne, see kui nagu mingisugune just selle tõttu, et seal nagu just noh, kas või see sama, et kui see umbes ämblikmees kaob, eks ju, ja nagu noh, et see nii-öelda karakterite dünaamika minu meelest mängiti välja, minu jaoks oli see nagu töötas, et et seal on see üllatus, millised tegelased täpselt kadusid, ma mõtlen seda, et et huvitav, et kes või kuidas nendest täpselt tagasi tulevad umbes, noh, ja see on ikkagi nagu põnev. See on põnev ja mõnes mõttes see ongi see, mida ma sellelt filmilt ootan. Ja seetõttu oli, noh, minu jaoks oli natuke naljakas näha just seda, et paljud inimesed tegelikult vastasid selle reaktsiooniga, millest sina rääkisid, et paljud inimesed justkui olid šokeeritud, justkui olid kurvad leinas, noh, et minu meelest oli just see, et sa nagu, et you're missing the point, guys. No, võib-olla. Aga võib-olla, jah. Ühesõnaga, mina tahtsin kiita selle eest, et ma olin väga skeptiline selle osas, et kas ja kuidas neil õnnestub nii paljude nagu päris tegelaste, nimeliste taustaga kuulsate näitlejate poolt mängitud tegelastega film panna niimoodi kokku, et kõik tegelased saavad piisavalt tähelepanu, aga samas ei ole ka liiga laialivalguv ja nii edasi. Ja ma arvan, et sellest osast nagu neil see õnnestus väga hästi. Ja ma arvan, et ka ikkagi Thanose eest võib kiita, sellepärast, et nagu ta oli niisugune nagu, ta oli pahalane, kellel oli plaan, mis oli nagu, see oli nagu loogiline või no selles mõttes, et noh, nagu, no vähemalt tema perspektiivist loogiline, et ühesõnaga, ta nagu tahtis saavutada mingit asja, mis ei olnud lihtsalt, ma tahan kõike valitseda või ma tahan kõik õhku lasta. Sest ma olen halb. Jah, et see oli nagu... Ja noh, nagu see, miks see film töötas, seda on kriitikud ka rääkinud, ongi see, et tegelikult oli selle filmi peategelane, oligi see nii-öelda halb tegelane, sest temal oli nagu see loogiline justkui karakterikaar. Kas seda väljendit kasutatakse eesti keeles niiviisi? Ilusasti kõlab. No jah, ühesõnaga ta oli nagu mingi rännak, ta alustas mingisugused, tal oli soov, ta hakkas seda täitma, tal olid vahepeal mingisugused nii-öelda raskused, mida ta pidi ületama ja siis ta lõpuks ikkagi ületas kõik need raskused ja ta saavutas oma selle lõppeesmärgi ja siis noh, ta tuleb nüüd tagasi järgmisse ossa. Mattias, kas sa tahad ka midagi öelda? Mul on hästi palju vahepeal mõttetud, mis te olete jõudnud juba nii palju edasi liikuda, et mina ei ole seda filmi näinud seni ja ma ei tea ka täpselt, kas ma kõigest on täpselt aru, ilmselt ei saa. Ma olen igasugust miime näinud ja asju, igast spoilerid, mis on online'is, et kas me oleme kunagi siin saates sellest spoileri kultuurist muidu rääkinud? Korra me rääkisime sellest, jah. Ja, et need on... sellised tänapäeval nagu Instagramis ringi brausimine on väga hea viis ära spoilid endale igasugused asjad, mida sa kohe ära ei vaata. Aga konkreetselt teie jutule järgi ma nagu selles mõttes ei oska midagi lisada, kui et ma saan aru ka enda teiste sõprade reaktsioonist, kes on seda filmi käinud vaatamas ja kes väga soovitavad. Minu küsimus on hoopis nende inimeste vaatevinklist, kes ei ole neid filme väga kunagi vaatanud, et kas ma saan seda filmi ilma midagi muud vaadata kohe praegu või ma peaksin vaatama mingisugust kindlat filmi või midagi sellest seeriast või sellest maailmast, et ma saaksin sellest parem elamuse. Mina ütleks niimoodi, et kui sa oled teadlik üleüldiselt nagu sellest asjast, et on olemas sellised asjad nagu superkangelased ja kui sa oled nagu valmis võtma selle, eks, et ma lepin sellega, et siin on mingid tegelased, kellel on mingid omadused ja ma nagu ei küsi ega kahtle selles, et miks neil need on ja kuidas nad need said, on ju. Et kui sa nagu selles mõttes annad järgi, et siis on nagu põhimõtteliselt sa lihtsalt vaatadki, et näed, siin on mingi hunnik vägevaid inimesi, kellel on mingisugused vägevad võimed, kellel on ja siis on nagu see, et nad seal seiklevad ja nad üritavad mingit asja saavutada ja siis on suhteliselt nagu tempokas ja suhteliselt põnev, et mina ütleks, et pigem on, ma ei tea. Mina jällegi ütleks, et nagu
kui sa juba tahad seda näha, kui see film on 2,5 tundi pikk, eks ju, et kui sa mõtled, et sa tahad seda 2,5 tunnist filmi vaadata, et siis sa sama hästi võiks juba natukene investeerida ka sellesse loosse üldisemalt. Ja ma arvan, et need asjad, mida võiks teada kindlasti, noh, sealt tuleb muidugi see, et mida justkui selle filmi jaoks on vaja ja siis nagu nendele asjadele eelnevad midagi, mis nagu nende filmide jaoks on vaja. Aga ma arvan, et võiks vaadata Musta Pantrit, viimast Thori ja mõlemad nagu ja viimast Guardiansi. Et need on nagu need 3, mis otseselt eelnevad. Võib-olla lisada sinna ka see Civil War nagu 4. Aga noh, siis tekib see küsimus, et selleks, et vaadata neid 4... No selleks, et Civil War'i vaadata, selleks sa pead juba vaatama teisi filme. Jah, et Captain Americat Musta Panterit saab suhteliselt... Ja Musta Panterit saab vaadata ise. Ma olen kindel, et kuskil Redditis või kus iganes on või YouTube'is on mingisugune soovituslik list selle vaatamiseks üleval. Ja YouTube'is on ka neid 15-minutisi, mis on siiani juhtunud loetelusid, eks. Aga see tundub mulle jälle natuke liiga pealiskaudne. Et ma tahaks pigem siis juba investeerida end sellesse. Et ma näiteks nägin, et selline film nagu Venom tuleb välja kohe varsti. Tom Hardiga. Jah, et ka selles suhtes mul ei ole varem mingit teadmisi aga need videod, mida ma nägin netis, need tekitasid mulle suvi, et ma tahaks seda küll vaadata. Aga see film ka nagu seisab täiesti eraldi hetkel, sest selle kui intellektuaalse omandiga ei ole teada, mis värk temaga täpselt on ja ilmselt selles suhtes, sest seal on justkui sellesse vist ei maksa nii sügavati sisse minna, ma ei tea, või maksab või? Paneme seal sulgudes. Et ühesõnaga osad asjad on nagu, osa intellektuaalsest omandist on Sony oma, osa on siis Disney oma nagu, või Marveli ja läbi siis Marveli Disney oma ja see on nüüd justkui nagu mingit moodi koostööprojekt, millega katsetatakse, aga põhimõtteliselt see koostööprojekt on tehtud niiviisi, et kui seal peaks tulema, et kas ta läheb nüüd Disney omandusse või vastupidi, ta jääb just Sony omandusse, või hakkab toimuma edasi mingisugune koostöö või see tuleb üldse ajajoonelt ära kustutada nii-öelda ja hakata otsast peale, et nii-öelda selle filmiga jäetakse nagu kõik otsad lahti ja selle tõttu on ta tehtud niiviisi, et seal väga palju et seal ilmselt ei ole mingeid teisi tegelasi ja et see lugu nagu ei haaku kuidagi väga otseselt mingite teiste lugudega praegu. Okay, ma tahaks ühte asja kurta veel selle Infinity War'i kohta, et mind väga häiris see, et mingisugused suvalised kosmosetulnukad mingitest suvalistest kohtadest rääkisid, et mitu aastat on mööda läinud või umbes, et mitu meetrit mingi asi pikk on. Et tähendab... Nad püüdsid siis viidata kogu aeg sellele, kuidas, et anda sulle mingit arusaama nagu... Et küsimus sellest, et nagu minu meelest on nagu see, eks, et keegi ütleb nagu, eks, et nagu ongi see, eks, et selle asemel, et öelda näiteks, et 300 aastat on ju, või seal umbes ongi see, eks, et Thor umbes ütleb, et ma olen 1500 aastat vana on ju. See on nagu see, et ma ei saa aru, mida see tähendab, sellepärast, et sinu aasta ei ole sama, mis on minu aasta. Et ütle siis, et kasuta mingisugust kirjeldavat väljendit, mis annaks mõista, et sa oled lihtsalt hästi vana. Või midagi sellist. Vaene Mats istub kinosaalis pimedas omaetes. Nii ei saa. Mina ütleks selles mõttes, et nagu ma olen nõus minema kinno ja vaatama ägedat kosmoseseiklust tulnukatega. Tead, mis sind veel segada võiks või? See, et nad kõik inglise keeles räägivad. No selle ma olen nõus andeks andma. Aga seal sellega seonduvalt, mis mind häirib, on see, kuidas nad alati kõikidega üksteisega rääkida saavad. Et nad on, näiteks väga hea näide sellest on see, eks, et nad on seal, ma vahel lõpetan nii, nad on seal selle suure päkapiku juures seal selles sepikojas. Jah, keda mängib Peter Dinklage. Just. Nii. See oli lahe üllatus, või see roll oli lahe üllatus. Nii, ja nüüd on niimoodi, eks, et Thor on kuskil ei tea kus ja see Peter Dinklage'i mängitav backupik on kuskil ei tea kus ja nagu kaamera pildist on näha, et nende vahel on väga palju ruumi ja nad mõlemad räägivad oma ette vaikse häälega ja nad kuulevad üksteist ja nad saavad üksteisega rääkida ja siis on nagu see, et ära teeskle, et sul on mingisugune seadeldis kõrvas, sest sul ei ole seda seal kõrvas, sest mõned tegelised teesklevad, et neil on mingi seadeldis kõrvas, millega nad saavad rääkida, aga nagu tähendab, see on nagu see, mis mul on niimoodi, et nagu ma olen nõus film sulle andma osa oma sellest nii-öelda inglise keeles öeldakse suspension of disbelief on ju. Ma olen nagu nõus osa asju sulle andma. Näiteks selles, et on võimalik nagu intelligentne pesukaru. Jah, eks, mis on geneetiliselt moondatud on ju. Või midagi sellist, aga nagu need on üksid väiksed asjad, millest nagu mingis mõttes nagu sellepärast näiteks ongi see, et on üks teine ulmesari, mida ma kunagi ühe filosoofia loengu käigus vaatasin, siis seal oli nagu see, et nad väga hoolikalt nägid vaeva, et mõõtühikud
oleks mingisugused täiesti teised mõõtühikud näiteks. Või näiteks Battlestar Galacticas on frack. Neil on mitte see teine sõna, aga neil on frack. Ja siis ongi see, et neil on teine sõna, aga me saame aru, mida see sõna tähendab ja siis ongi nagu see, et see on mingi teine maailm ja seal on nagu teised asjad. See lihtsalt on minu see. Okei. Rant over. jah, I feel your pain, not quite, et mitte päris. No, kas me suudame nüüd sellest filmitemaatikast tulla üle huumoritemaatikesse kuidagi sujuva segway'ga? Ma ei tea, see film on väga naljakas. See film on väga naljakas. Seal filmis on palju häid nalju, ütleks mina. jah, isegi üllatavalt häid nalju. Ja mina isegi naersin mõndade naljade peale siis, kui ma seda filmi teist korda vaatasin. Näed, sa oled filmi nii palju näinud juba, mina ei ole kordagi näinud. No, kõik see aeg, mis sa võiksid mulle selle ühe filmi kogemuse lihtsalt nagu mingisugused seadeldisega, mis meil kummagil kõrvas on ja sa oled hästi kaugel minust anda. Siis mul on nagu, nähtud. Ei, aga seal on häid nalju. Ma arvan, et seal on ka nagu väga niisuguseid erinevaid nalju. Et selles mõttes, et noh, nagu üks nendest asjadest, mida me ju tahtsime seda huumori juures rääkida, ongi ju see, eks, et noh, nagu, et mis on see, mis nalja tegemisel mis paneb selle nalja nagu tööle. Mis teeb nalja, sest seal on nagu hea võrdlus tegelikult seal, kus kui vaadata kõrvuti nagu viimast DC filmi, mis selle nagu Õigluse liiga, siis Õigluse liiga on nagu hea näide sellest, kus tehakse ka nalja, aga millegi pärast need naljad ei ole üldse naljakad. Ja nagu samas nagu Marveli filmides et väga raske oleks panna nüüd näppu millelegi, et need naljad iseenesest võib-olla ei olegi nii erinevad. Aga see kontekst kuidagi mõjub selliselt, et nagu DC naljad ei ole naljakad ja Marveli naljad on naljakad. Et üks asi, mis on nagu huumoris, miks me selle teema valisime, on see, eks ju, et praegu räägitakse ka palju sellest, et kas ja kelle üle võib nalja teha ja kas minister võib öelda mingi asja koha peal, et ma tegin lihtsalt nalja. Või kas president võib teha nalja. Jah, et kas võib teha nalja ja kas ta võib mingi asja kohta lihtsalt öelda pärast, et see oli nali. Et huumor on asi, mida ilmselgelt ei saa võtta ilma kontekstita. Ja see on asi, millest räägivad ka nagu püstiala koomikud, et väga tihti on see, et kui toimub nagu nii-öelda püstiala komöödia show ja inimesed naeravad seal ja nad on seal saalis ja see on väga naljakas ja koomik ise on rahul ja inimesed, kes on saalis, on rahul. Kui see sama inimene saaks seda asja vaadata nagu ühe korra saalist ja siis nii-öelda kerida aega tagasi, et ta ei ole seda kunagi näinud ja ta vaataks seda sama show'd, mida ta nagu saalis peaks väga heaks kodus umbes läpakast ja siis ta mõtleb, et mis jamps nüüd see oli, et see ei ole üldse naljakas. Aga kas see on sellepärast, et need teised inimesed kuidagi nakatavad sind või on seal nagu mingisugune, see on umbes sama, mis on, ma võiks öelda, et ikkagi kui ma olen käinud muusikakontserdil mõnel välismaa suurel bändil kuulamas, siis nagu seal kontserdil olles see elamus on hoopis teine, kui kuulata seda sama muusikat kodus kõrvaklappidest. Et kas sa arvad, et see on puhtalt selles või seal on mingi teine asi veel juures? Mattias, sa oled ka käinud vist päris palju nendel püstiala showdel. Ma olen käinud. Ja sind on tituleeritud meie saate kõige parema huumorimeelega inimeseks, nii et... Ja. Mind tegelikult selle aeg, kui te praegu rääkisite sellest konkreetsest küsimusest, siis mina hoopiski mõtlesin ühel väga päevakajalisel teemal, et kas selle üle võib naerda ja kas tuleks. Ja siis ma sain aru, et tegelikult tuleb ja võib. Et ma tahtsin teie peale ühte eksperimenti teha. Et tahtsin teile näidata pilti või ühte miimi ja vaadata, kas te hakkate sellele naerma. Äkki te olete näinud seda juba ja see ei olegi naljakas, aga kui mina esimest korda nägin, siis ma tunnistan, et mina naersin päris kõvasti. Mina näiteks ei naernud. Ma olen seda näinud ja ma selle üle ei naernud. Küll aga ma naersin selle, et mida siis Mattias näitas, on see, et ta näitas meile pilti Igor Mangist, kes jalutab koera ja oma siis jalutuskepiga. Ja siis seal oli see kalambuur, et siis kui Igor Mang on kepi peal väljas. Mina esimene kord, või ma võib-olla muigasin, aga see ei olnud minu meelest väga naljakas. Ja, et siin kohe ma mõtlesingi seda, et tegelikult probleem on väga tõsine. See on veel niivõrd värske olukord, see pole veel lõpuni ära selgitatud, aga ilmselgelt siin on probleem, on teada. Et eile õhtul see tuli ilmsiks Pealtnägija saates ja täna oli internet juba mingid sellised nagu meeme täis, eks ole. Et näiteks mina lugesin sellist meemi, kus öeldi, et näed, et esimest korda on nõiajahi sihtmärgiks tegelik nõid.
jah, no just, et tegelikult et kuidas on siis sobilik naerda, et kas võib mõne katastroofi üle naerda või kas võib enda tragöödia üle naerda või kus see piir jookseb, et noh, kui ma ei tea, kas mõned saated tagasi omavahel rääkisime, et see huumori teema võiks olla üldse teema, millest me räägime, siis üks asi, mis pani mind selle peale mõtlema, oli nali, mille peale ma nagu ka kas naersin või vähemalt muigasin, mis oli see, et kuskil võib-olla Indias, ma olen selle juba unustanud, mis on nagu tähtis, kui ma tulen selle teema juurde tagasi, oli juhtunud üks väga traagiline õnnetus, et koolibuss oli umbes kukkunud kuristikku või mingisugune buss ja seal oli siis nagu uudispealkiri sellest, oli olnud uudispealkiri, kus oli see, et et buss kukkus kuristikku ja siis, et 4 adults and 23 children died. Mingi. Ja siis üks koomik ja jälle rääkides siis nagu sellest kontekstist ja sellest, kas on liiga vara ja nii enda asjadest. Ja üks koomik oli postitanud sellest sellise tweedi, et ta oli siis tweetinud seda uudist ja kirjutanud, et maybe I would make a joke here, but it's a tragedy because 4 adults died. Et mis on esiteks, et see on nagu väga see kontekst, et see on kontekst juba see, et see on koomik, kes sellist asja ütleb. Ja et nagu nii-öelda väga värske asi ja see pani mind mõtlema selle peale, et tegelikult on ju nagu väga õudne, eks ju, et hunnik inimesi suri ära. Ja aga teiselt poolt jällegi inimesi sureb kogu aeg igal pool. Inimesi sureb kogu aeg igal pool ja teine asi on see, et see juhtus kuskil, kus me mõnes mõttes ei saa või ütleme, kunagi ei ole võib-olla õige öelda, et ei saa, aga me ei saa kuidagimoodi nagu aidata seda olukorda. Ja see pani mind mõtlema selle peale, et mis nagu see huumor nii-öelda on hästi tihti või kuidas nagu psühholoogid on proovinud nagu huumorit defineerida või leida või, sest arvatakse, et selline nii-öelda selles mõttes, nagu me räägime nalja tegemisest, selliselt ikkagi teevad nalja ainult inimesed. Et me ei saa loomade puhul olla nagu kindlad, et nad teeks nagu nalja. Ja kui me räägime naermisest või sellisest naeratuse laadsetest liigutustest, siis nii-öelda koertel, eks ju, hammaste näitamine ja nii edasi on võib-olla pigem agressioonimärk, aga nagu primaatidel nagu selline naeratamine ja naermine on pigem seotud nagu sellise kuidagi pinge või nagu ühest küljest pinge ja teisest küljest nagu alistumisega sellele olukorrale. Aga praegu sa räägid sellest konkreetsest füüsilisest hammaste paljastamise sellest, aga see on ju ikkagi nagu ma tahtsin lihtsalt jõuda sinna ja inimeste puhul me räägime sellest, et hästi tihti nalja nagu mis iseloomustab olukordi, mida inimesed nimetavad naljadeks. Kas või alustades sellest, eks ju, et mis oli nagu tummfilmides põhiline asi, et keegi sai kreemipirukaga näkku, eks ju. Või jalaga perse. Jah, mul tuli just nagu meelde see, et kreemipirukaga näkku tähendab tänapäeval midagi muud. Tähendab küll, jah. Ma mõtlesin sellele, aga ma lasin edasi. Jah, et sellised asjad võib olla hea välja tuua, sest need on naljakad. Aga et miks see on meie naljakas? Et naljas on nagu ühest küljest ootamatuse moment, eks ju. On ootamatuse moment, siin nüüd oleks palju kohti, kuhu saaks selle kreemipiruka ja ootamatusega minna. Nii. Ja teine asi on see, et see olukord justkui on kuidagimoodi tihti ohtlik. Või et seal on nagu mingi õnnetus, nagu see jalaga perse, eks ju, või et keegi kukub pikali. Tihti on ju see, et eks ju, sa näed inimest nagu kukkumas ja kui ta kuidagi nagu ajab püsti ennast ja kirub, siis see on sinu jaoks juba naljakas. Eks ju. Et see olukord, mis on kuidagimoodi ohtlik, samas ei ole ta nagu otseselt ohtlik nii-öelda nagu minule. Kuigi ka see, eks ju, ja me jõuame sealt nagu Jackassini on ju lõpuks. Et see olukord on võimalik kuidagi nagu ohutustada ja siis see nali on kuidagi osa sellest ühest küljest sellest ohtlikkusest ja sellest pingelangusest, kui selgub, et tegelikult ikkagi nagu ohtlik ei olnud, nagu otseselt füüsiliselt ohtlik ja kõik justkui jäid vähemalt ellu ja võib-olla kellelgi oli valus, aga et selle üle naermine on kuidagi nagu siis seda pinget alandav või seda olukorda siis nagu justkui maandav nagu selline vahend. Nii. Aga sellest tuleneb ka otseselt see,
et meil on väga lihtne nagu naerdes mingite situatsioonide üle, mis tegelikult on nagu väga õudsed või hirmsad ja me võime öelda, et siis huumoril on nagu positiivne mõju, et see nagu muudab meie toimetulekut kuidagi lihtsamaks. Aga siis minu küsimus on alati see, et kas see samas ka siis nagu muudab meid tundetumaks ja et ühest küljest emotsionaalselt tundetumaks mingisuguste vastikute asjade suhtes ja teisest küljest siis ka võib-olla paneb meile silmaklapid pähe selles suhtes, et tegelikult võib-olla oleks selles situatsioonis nagu kasulik midagi asjalikku teha, mitte nalja. Jah, mõju on mitmesugune, et näiteks huvitav on, mina olen enda puhul tähele pannud seda näiteks, et kui me räägime keegi kukub näiteks ja koperdab ja kukub ümber, siis võib-olla nooremas eas oli see naljakas või nooremas eas oli mingisugune Eddie Murphy komöödia naljakas, siis mingi hetk tuli see Jackass peale, mis nagu sõitis täiega üle sellest pehmest huumorist ja tegi midagi väga räiget ja siis sa naersid selle üle ja siis 10 aastat hiljem see ka enam ei ole justkui enam naljakas, et ma ütleks, et minu jaoks minu huumorimeel on saanud nagu mingisuguseid erinevaid etappe läbida, mis nagu tõlgendavad mulle teatud määral nagu minu nüüdset maitset, et mul on mingisugune teatud piir ja kui see jääb alla selle piiri, siis ma väga enam ei naera, sest ma olen seda juba näinud, ma juba oskan seda oodata, isegi kui see on mingisugune uus film uute näitlejatega ja mega kõrgelt hinnatud ja kuskil teisel pool maakera inimesed täiesti naeravad ogaraks ennast selle üle. Kas tõesti selles mõttes, et nagu mina ka noorena vaatasin Jackassi ja vaatasin seda mingil perioodil isegi täitsa nagu suure huviga, aga ma kunagi, ma ei mäleta, et ma oleks seda kogemust omanud, kui ma praegu selle mõtlen, siis minu jaoks Jackass ei ole asi, mis on nagu naljakas selles tähenduses, et ma naeran kõva häälega naljakas. Kas teil oli siis nii või? Minul vist oli küll, jah. Ega ma ka täpselt enam ei mäleta, see on nii vana asi, et minu jaoks ei ole Jackass olnud kunagi naljakas, aga see on samas näiteks aga nagu isegi mitte nagu meelelahutuslik või selles mõttes, et nagu sükene, mis paneks nagu, et kas sul on nagu mingi huvi on seda vaadata, sest minu jaoks oli nagu lihtsalt see, et ma nagu vaatasin, et see oli nagu sükene, et mida nad seal teevad. No, näiteks ma mäletan, et üks asi, mille üle ma väga pikalt naersin ja kui ma näitasin mõnele sõbrale seda, siis ma naersin ise uuesti samamoodi, et seal oli mingisugune stseen, kus oli hotelli koridori vist oli pandud seina peale mingisugune hästi väikse kirjaga mingisugune teavitus ja siis kõik, kes mööda läksid, pidid nagu sinna kirja ette niimoodi minema ja nõjatuma ja näoga hästi lähedale minema sealt ja siis sealt sildi tagant tuli sellest suur boksikinnas välja, mis lõi talle otsa ette nagu ja see oli mingi ülitobe ja labane asi, aga see protsess, kus see inimene nagu nii abitult nagu sinna sildi ette ennast sättis nagu lugema ja siis nagu hoolega luges, et see oli nagu selline halele tobe naljakas, eks ole, ja no seal oli hästi palju selliseid üle võlli asju, mis miski pärast ajasid naerma, aga enam ei aja, sest et ma olen ära näinud sellises nii-öelda keskkonnas need asjad ja nüüd ma ei teagi, ma ei mäleta, millal ma viimati mingisugust sellist komöödiat nägin, kus ma nagu kõvasti naersin ja mõtlesin, et okei, seda võiks jagada sõpradega, et ma nägin seda Ricky Gervaisi viimast stand-upi, siis ma naersin, see on selline väga ühiskonnakriitiline ja poliitiline ja eluline karm eluline huumor, mis ei ole kuidagi mingisugune komöödiafilm, eks ole, et sellepärast ongi, miks nüüd vanemas eas on või minu elu hilisemas etapis nüüd on stand-up komöödia, aga eriline ongi see, et kui ma lähen seda kuskile kas lava ette kuulama või vaadata seda telekast, siis iga esitaja on ikkagi oma mingisuguse perspektiiviga, oma looga, see storytelling seal taga on omanäoline ilmselt ja see naljade tempo ja kõik see on ka erinev, et mõnikord ma ei naera üldse mõne stand-up peal ja olen nagu selles mõttes ka natukene nagu mul on igav, et aga kui ma nüüd tuleks tagasi selle juurde, mida Jörgen alguses rääkis selle nii-öelda selle ohtlikkuse ja selle olukorraga nagu toime tulemisega ja siis see nagu see võimalik probleem, eks, et see kuidagi nagu tuimestab meid. Et mulle meenub üks Tartus siis toimunud see TEDx sündmus, nagu kõnepäev, kus siis see Louis Cesaran pidas ettekande ja ta siis ka konkreetselt rääkiski nagu siis huumorist ja sellest, kuidas siis seda nagu kasutada. Ja tema väide oli, et ikkagi nagu kui nalja on tehtud hästi ja oskuslikult, et siis see on nagu tema ütles, et see nagu tema leiab, et see on nagu väga hea tööriist või nagu abivahend, et kuidas saada hakkama tragöödiatega. Ja see mõte oligi umbes selles mõttes põhimõtteliselt sarnane, et sul on mingisugune sündmus, ta seal konkreetselt kasutas Estonia uppumist, et kui sul on mingi sündmus, mis on nagu
traagiline või kurb või no mingil määral halb, et siis ongi see, et muidu sellest asjast mõelda või sellest rääkida on keeruline või valulik või kuidagi sa tahad seda vältida. Aga ka siis nali või selle üle nalja tegemine on siis nagu viis, kuidas sa nagu saad vähemalt mingil määral seda sündmust niimoodi nagu turvaliselt läbi kogeda või selles mõttes, et see nagu aitab sul seda nii-öelda nagu protsessida kuidagi. Et selles mõttes see on nagu teine viis, kuidas saaks see on võimalus taas külastada midagi väga tundlikku ja midagi võib-olla väga rasket, emotsionaalselt keerukat, aga natukene teise nurga alt ja niimoodi, et mida rohkem sa võib-olla seda nagu läbi mõtled, siis seda pehmemaks ka see kogemus sul endale nagu muutub, et see ei ole enam niivõrd küsimus, mida sa ei julge arutada, vaid sa oled selle ühe teist kanalit kaudu lahti teinud enda jaoks ja nüüd avanud ja sa oled need emotsioonid kuidagi teisel viisil nagu võib-olla endast välja lasknud. Aga see küsimus minu jaoks ongi nagu see, et kas see teooria peab vett? Et kas see tegelikult aitab meil sellest tragöödiast üle saada? Et kas see on nagu funktsionaalne või et kas see ülesaamine selles mõttes on funktsionaalne. Et et siin ka nagu teine siuke nali, mille ma võin nagu paralleelina tuua või mis oli see, et kui Miikal Meemaa soojendas Harimati Mustoni show'd viimati, siis ta tegi nagu, ta rääkis nagu see lugu oli nagu nendest võltsuudistest, et umbes kuidas ei saa uudiseid usaldada ja kuidas mingi, et umbes, et see Varvara on üles leitud. Väga traagiline lugu, eks ju, umbes, et justkui see nagu näitena nagu võltsuudisest, et kas see, et me nüüd selle üle nagu, et see muutub kuidagi tuttavlikumaks, mingi selline ühiskonnas juhtunud traagiline sündmus, või kas või praegu näiteks see Igor Mangi näide, eks ju, et kõik teevad nalja, on ju, aga nagu siis see ongi nagu siuke nalja tegemise nagu koht või nagu koht, aga et siis me ei mõtle või samas kui ma ise mõtlen nende naljade peale, ma loen, siis see aitab või see nii-öelda aitab või paneb mind unustama sellele, et tegelikult on nagu mingisugune vanamees on nagu naisi käperdanud, on ju, mis on nagu nõme värk, eks ju. Ja see muudab mind nagu selle ahistamise teema suhtes võib-olla hoopis tundetumaks ja see muudab mind tundetumaks nagu selles suhtes, et see on tegelikult reaalne probleem, kus on nagu mingid reaalsed ohvrid. Aga vaata, siis ongi võib-olla see, et siin ei ole küsimus on selles, et siis vaata, et kui juhtub midagi, mis kütab, kas siis, ühesõnaga, mis on siis nii-öelda nagu ühiskonna tähelepanupunktis, et siis ongi nagu see, et kui sa ainult mõtled maailmast niimoodi, et millal vaid aga tuleks see järgmine asi, mille üle saaks nalja teha, et siis on võib-olla see, et sa oled nagu võtnud selle vale perspektiivi, on ju. Aga kui sa ikkagi võtad selle perspektiivi, et näed, et siin on sündmus, mis on halb ja traagiline ja kurb, aga nagu ma ei jõua seda kõike ära taluda, et nagu me ennist ütlesime, inimesi sureb kogu aeg igal pool, on ju. Ja siis ongi nagu see, et siin ma mäletan, et mingi aeg oli see, et tehti üks nalja video, siis oli selle kohta, et kuidas on see teatud vanuses Eesti mees, kes joob ennast surnuks ja kes on see ohustatud liik, on ju. Et siis ongi nagu see on see, et faktiliselt on see kurb tõsiasi, et inimesed joovadki ennast põhimõtteliselt surnuks, aga teiselt poolt on nagu see, et nagu sa ei jõua ju seda kõike lõputult alati tõsiselt võtta ja läbi elada, ja siis ongi nagu see, et siin on teine viis, kuidas sellest samast probleemist siiski rääkida. Ilma, et see peaks olema surm see ei peagi alati tõsiseid asju tõsiselt võtma. See ei ole nagu kohustus kellegile. Et see on selline võib-olla selline ühiskondlik kokkulepe, et okei, see on probleem, millest me räägime, arutame ja me kõik püüame aru saada, miks see on probleem ja miks see on tõsine asi, aga samal ajal ei ole kuidagi ebainimlik asju võtta teise külje alt ja tehagi Bill Cosby'le nalja ja teha, et see ongi nagu selline toimetuleku meede. Ja eriti veel ütleme, kui me vaatame nüüd konkreetselt seda Ameerika näidet, näiteks John Oliveri ja neid teisi õhtuste naljasaadete inimesi, siis ongi ju see, et mida nad ju mingis mõttes teevad, nad panevad sinna selle kutsuva ja meeldiva naljapakendi ümber, aga nad samal ajal ju söödavad oma publikule suhteliselt kindlat ühte nii-öelda poliitilise positsiooni sõnumit, mingisuguste uudiste niukest nagu seda teemateks.
ja siis ongi nagu see, eks, et sellisel juhul on see, et see nali teenib mingisugust teist eesmärki ja see eesmärk on inimeste informeerimine nendel konkreetsetel teemadel või nende inimeste veenmine mingites küsimustes, täpselt nagu Riki seal oma selles Humanities on ju, et tal olid mingid kindlad veendumused, mida ta tahtis tegelikult ju öelda ja väljendada ja ta kasutas konkreetselt nalja tegemist, noh, olgugi, et see teema, millest ta rääkis, oli ka ise juba nalja tegemine. Aga seal nagu, see ongi, mina olen mõelnud selle peale, et see on võib-olla nagu meie privileeg. Et noh, et see on nagu meie privileeg nagu mingisuguses traagilises situatsioonis olla see kõrvalseisja. Ja võib-olla seda privileegi nagu kasutades, noh, kas või näiteks võtame selle sama nagu Mangi puhul on ju, noh, et tõesti, et nagu ma ei tunne Mangi, ma ei tea ühtegi tema ohvrit, eks ju, ta on siuke noh, veider karakter, et mõnes mõttes tema nalja on ka nagu lihtne teha, eks ju, et noh, ma saan aru nagu see, et Mang on kepi peal väljas, eks ju, et on ju, et see on tegelikult nagu hea nali mõnes mõttes. On küll, jah, minu meelest see on nagu hea nali. Aga nagu see on nagu minu privileeg olla see neutraalne kõrvalseisja ja seda privileegi rakendades võib-olla ma teen nagu ülekohut nendele inimestele, kes nagu reaalselt kannatavad. Või teistele inimestele, kes on sarnases olukorras kannatavad. Ja või on sarnases olukorras ja sest nagu mulle tundub lihtsalt, et noh, see ongi nagu siuke hästi hall ala, et muidu me lõpuks jõuame sinna nagu selleni, et jah, ma just kuulasin ühte taskuhäälingut, kus oli külaliseks Andrus Vaarik, kes nagu ütles, et temal on nagu siuke tagataskus alati, et inimestele, kes kuidagi teevad mingit õelat nalja või nagu ütlevad midagi, et tal on nagu siuke, ta ise kuidagi ütles, et selline nagu terav nagu selline vasturepliik või siuke vastusalvamine on alati tagataskus, et kui keegi küsib tema käest, et oi vabandust, et ega ma äkki sind ei solvanud sellega või ütleb midagi sarnast, nagu noh, mis tihti on ju siuke nalja olukorras, eks ju, et tehakse nalja ja siis keegi justkui, oi, et vabandust umbes, et kas see oli äkki sulle solvav. Ja siis Vaarik ütles, et ta vastab sellistel puhkudel alati nagu niiviisi, et oh ei, et ära muretse, et sina küll mind nagu solvata ei saa. Nii. Aga minu meelest see on nagu, ja see on väga nagu terve mõtteviis ja ma ise mõtlen väga palju niiviisi, et ma nagu noh, lihtsalt nagu mingisuguste tüüpide nagu arvamus või kui keegi teeb minule nalja või ütleb midagi, noh, see nagu ei koti mind lihtsalt. Aga ma mõtlen nagu seda, et ma olen võib-olla sellega nagu väga privilegeeritud seisuses, sest nagu noh, muidu me lähme ju tagasi sinna, kus nagu kujutame ennast kuskil nagu põhikooli on ju, kus on väga tavaline see, et umbes, et keegi saab teisele öelda mingi, et et sul on umbes suur nina või umbes, et sul on tead silmad krüllis nagu mingil, ma ei tea, Käsna Kallel või midagi sellist, eks ju. Ja kui teine hakkab selle peal nutma, siis saab pareerida toetanud, mis sa nüüd, et ma umbes tegin ainult nalja. Nii. Aga seal on nagu, noh, et me ei saa nagu teada või ennustada seda, et millises emotsionaalses seisundis keegi on, vaid kuna see huumor on nagu siuke subjektiivne ja see mõjutab inimese subjektiivset kogemust, siis nagu jah, et minu subjektiivne kogemus võib mingist asjast olla see, et see on väga naljakas, mingi teise asja kohta, kui keegi teeb minu kulul nalja, võib olla lihtsalt see, et noh, et ma umbes mõtlen, et et sellel inimesel on endal mingid probleemid või et nagu ma lihtsalt ei hooli tema arvamusest või aga ma natukene nagu noh, mõtlen, et võib-olla selliselt ma teatud mõttes nagu, et nii nagu lõdvalt enda seda privileegi justkui sellist paksu naha ja nagu samas süütu kõrvalseisja või ohustamata kõrvalseisja privileegi kasutades nagu, et äkki peaks mõtlema rohkem nende peale, et kõikidel ei ole seda privileegi. Ma olen täiesti nõus sellega, et noh, meie oleme siin noh, nagu pigem igasugustes enamustes, et noh, nagu me pigem ei leia ennast niisuguses nagu nõrgas vähemuses, kui me vaatame mingisugused ühiskonnagruppe, sest et nagu väga palju nalju käib mingisuguste väliste tunnuste või mingisuguste muude nii-öelda grupi markerite alusel, eks. Ja siis ongi nagu see, et kui meie oleme sellised, kelle elu on selline, et meie üleüldiselt on raske nalja teha, siis on meil muidugi tõeliselt nagu turvaline olla. Ja lisaks on loomulikult ju see, et naljade tegemine on tihti viis nii-öelda teatud nii-öelda võimupositsioone või niisuguseid suhteid paika panna. Et nagu, et mina olen see, kes sinu üle nalja teeb, sest sina oled selles positsioonis ja selle naljaga ma tuletan sulle meelde, et sa oled selles positsioonis. Et selles mõttes noh, nagu seal kahtlemata on see aspekt juures, aga ma läheks jälle tagasi selle Riki ettekande või selle Riki show juurde, kus ta nagu ka ikkagi ju noh, nagu ta on täpselt seal piiri peal ja võib-olla ta läheb üle selle piiri, eks, aga nagu mingis mõttes on nagu see, et see nali võimaldab tal või noh, nagu need naljad võimaldavad tal nagu mingis mõttes nendest küsimustest nagu rääkida, et noh,
ma ei ütleks, minu jaoks ei ole selge, et näiteks Riki seal võtab nagu mingisuguse nagu tegeliku tõsise positsiooni transinimeste vastu. Ei võtagi. Ta tegelikult... aga see on mõttes, et kui sa tähelepanelikult ei kuule, sul võib jääda mulje, et ta tegelikult nagu võtab mingisuguse transfoobilise positsiooni, aga mida ta teeb, ongi, et ta räägib sellest küsimusest üleüldiselt ja see ongi, aga ta teeb seda nalja tegemise viisil või nalja tegemise kaudu, aga ongi et selleks, et rääkida sellest, mida tähendab nagu transinimeste üle nalja tegemine, nagu selleks ta kasutab nagu neid samu nalju, eks. Ja siis see ongi sükene, nagu, eks, et võib-olla ta nagu, kasutab mingis mõttes oma privileegi, aga võib-olla ta ikkagi nagu, teeb seda nii-öelda heal eesmärgil, et saada nagu lähemale mingis mõttes mingile tõele selles küsimuses. Ta kindlasti teebki selles mõttes heal eesmärgil, et ta aitab võib-olla ka rohkem äärmuslikuvalt mõtlevad inimestel läbi enda nalja siis mõista mingisugust poolt küsimuses, mida nad muidu võib-olla ei tahaks mõelda. Äkki. Mul see teema on tegelikult niivõrd suur ja me saaksime sellest veel tund aega rääkida. Ma tahtsin tulla ühe teistsuguse huumori vormi juurde ja ma tean, et Jörgenile see huumor samuti väga meeldib, nagu mullegi. Ja see on dad humor, ehk siis nagu isa huumor. Ja miks ma tean, et Jörgenile see meeldib, on seepärast, et me oleme harjunud teineteisele saatma igasuguseid isa nalja miime. Kui midagi jälle ette jääb, kus on mingisugune selline nali, millele üks isa võib nii-öelda ära tunda ennast või elulist olukorda, siis see on nagu naljakas. Aga 2 nädalat tagasi äkki või kuna me siin ühte saadet tegime, siis Jörgen luges mulle ukse peal ühe hea isa nalja. Ja mul jäi see meelde, ma praegu otsisin selle välja, ma loen selle sulle ette, vaatame, kas sul Mats, see toimib. See on inglise keeles siis, et my dad fought in the war and survived mustard gas and pepper spray. He's now classed as a seasoned veteran. jah, see on sõnade mäng ja see on nagu... Ja ma olen seda nalja ise vahepeal muianud ja meenutanud ja olen mõnele sõbrale öelnud, kes on väga kõvasti naernud ja siis olen mõnele teisele sõbrale öelnud, kes nagu üldse ei pane tähele ja ei saa aru, milles see nali on, et see on niisugune nagu ülipehme, eluline, lihtne nali, mida sa saad nagu söögi kõrvale öelda, vaata, aga minu meelest see on naljakas, see on nagu, tuleb kasutada neid olukordi, neid võimalusi, siukseid nalju teha, et see on hea ja samas on ka see, et kas see termin, et see on isa huumor, et kas see tegelikult on nagu isadele või see on pigem nagu inimestele teatud vanuses, et see ei pea olema indingemata isa, et nagu hinnata siukest tobedat lihtsust nagu. Nojah, see on natuke siukene, ütleme need, et mulle ka nagu natukene, ütleme, pakub see seda laadi huumor nagu huvi, et näiteks mul täna oli vestlus, kus keegi nagu ütles, et täitsa lambist tuli siia see, mingisugune, meil oli mingi arutelu mingi asja üle ja siis oli see, et täiesti lambist tuli ja siis ma vaatasin demonstratiivselt lakka ja ütlesin, ei, mulle tundub, et need lambid on täiesti tühjad. Et sealt ei tulnud nagu midagi. Et selles mõttes sükest nagu, et vestluses keegi kasutab mingisugust ülekantud tähendusega mingit fraasi või mõtet ja siis ma nii-öelda nagu tõlgendan seda otseses tähenduses selleks, et saada nagu mingisugust koomilist efekti. Et see on miski, mida ma ka nagu teen, kuigi ma tavaliselt olen nagu üksi nendes olukordades, et teised inimesed ei arva, et need on väga naljakad. Et ma küll ei tea nagu, mis plaanid teil abikaasaga on, aga vähemalt mis huumorit puudutab, siis sa oled valmis küll. Jah, see on hea märk. Ma hiljuti näasin hommikul kohvimasina ees selle mõtte üle, et kohvimasinast tuli see kohvi maru aeglaselt välja, siis ma nagu vingusin uniselt, et kurat, kas kohvimasin on umbes, et siis mul kolleeg ütles, et võiks nagu survepesu olla, et võtad poolikust ja siis kohvi lendab igale poole, eks ole. Siis ma nagu naesin selle üle sellel hetkel, nagu, et see ei ole midagi väga naljakat, aga mul tekkis peas kohe seos, et see termin nagu fast food, et kui sul on nagu kiirus on oluline, nagu aeg on oluline, siis samamoodi nagu McDonald's on teinud, eks ole, kampaania, et minutiga sa saad selle Big Mac burgeri 90 sekundiga. 90 sekundiga, okei. Mul on seal küsimus, et kas see on siis ainult sobiv, kui ma tellin ainult selle burgeri või ma võin tellida ka friikat ja koka ja mingisuguse jäätise. Kas see on sobilik ainult siis, kui minu ees ühtegi autot ei ole, kes ei viivita. Igasugused küsimused tulevad mul pähe, see selleks, et ma mõtlesin selle üle ka, et see on ka natukene sükene nagu huvitav viis ennast reklaamida, aga samas nagu inimestel lasta lõõpida, et tahaks näha, et
venitame, ise oleme aegsed ja nii edasi. Vot reklaam on täpselt ka niisugune asi, kus on tegelikult ju nagu huumorit püütakse kasutada ja mõnikord see tuleb hästi välja, mõnikord see tuleb halvasti välja ja siis ongi nagu see, et see on nagu jälle üks niisugune koht, kus on nagu niimoodi, et huumor teenib hoopis teistsugust funktsiooni, et ütleme, kui me rääkisime sellest trauma või traagika funktsioonist on ju, ja siis nagu kui me rääkisime sellest, et kuidas huumori abil rääkida mingitest keerulistest küsimustest või serveerida inimestele mingit informatsiooni, mida nad nagu tavalises vormis ei tahaks. Et siis ongi reklaam on nagu jällegi nagu natukene see, et sa teed inimesele nalja, sa tekitad talle selle positiivse emotsiooni ja siis on nagu see, et ta kas räägib sellest edasi või tal tekib alateadlikult see nagu seos, et selle kaubamärgi asjad panevad mind nagu hästi tundma. Et siin oli, ma just täna nägin, et see oli nagu siuke tõsine nagu WTF mulle Eesti reklaamis ja kus nagu see, et nagu see vabandus, et me teeme ju ainult nalja, ei ole minu meelest väga hea vabandus tihti peale. Et oli nagu mingisugune kiirtoidu umbes kanatiibade või mingi restoran või söögikoht ja see reklaamplakat nägi välja siuke, et see oli siuke punasel taustal ja siis just kui laua ääres istub selline kena naine, kes on alasti, nii. Ja siis ta on nagu laua ääres, et siis on nagu ülakeha on näha ja tema võrdlemisi muljet avalda rinnapartii ees, siis on nagu 2 topsitäit neid nagitsaid, kananagitsaid või tiibu või mis iganes need asjad olid. Ja siis see nagu reklaami hüüdlause oli umbes see, et midagi sellist, et oi kui hea, et kõik su sõbrad on juba proovinud. Või midagi sellist. Kus see nali on? Nii, eks ju. Ja siis nagu, kui seda loomulikult nagu naisõiguslased nagu nii-öelda saatsid tigeda kirja sellele reklaamifirmale, kui ma ei eksi, et nagu, et come on, et see on nagu seksistlik reklaam ja et mida siin üldse nagu, mis värk sellega nagu on, niiviisi on ju, et miks naine istub alasti ja nagu kõik sõbrad on juba proovinud ja ainus kehakate siis justkui on need 2 topsi seda kananagitsaid on ja siis umbes vastati, et ei, et see on umbes nagu meie meelest ikka nagu väga siuke, et reklaami eesmärk ongi tõmmata tähelepanu ja tekitada diskussiooni umbes, et kas te naljast aru ei saa. Ei, aga milles see nali peaks seisnema? Et see võib-olla on ka justkui nagu kalambuur, et või nii-öelda nagu, et mitmetähenduslikkus, et mida su kõik sõbrad, et kas su sõbrad on siis proovinud naist või nagitsaid või just nimelt, et see ei ole. Sest küsimus on selles, et on olukordi, kus on see, et keegi teeb nagu, ütleb mingisuguse rea sõnu ja ma saan aru nagu, kuidas see peaks olema naljakas. Et nagu, ongi see, et on nagu mingi ootus ja siis seda ootust nagu nii-öelda õõnestatakse või et on nagu mingisugune mingi situatsioon ja siis tehakse nagu mingisugune eriti rõve või rõlge kommentaar või midagi sellisteks. Aga selles situatsioonis praegu, mida sa rääkisid, see reklaam, mul on nagu see, et ma isegi ei suuda näha, et kus see nali peaks nagu tekkima ja rääkimata sellest, kas ma arvan, et see on või ei ole naljakas, aga olgu siis. Ja. Olgu siis. Midagi saab veel naljaga teha? Naljaga saab õpetada inimestele midagi. Saab. Sõnavara saaks tõesti õpetada, jah? Saab. Väidetavalt pidid kalambuurid ja olema nagu kasulikud ajule, et kuidagi arendavad või see, et me, sest mis on nagu enam, loomulikult on kalambuurides ka võimalik nagu mingisugune see muu kiht või ta võib olla kuidagi nagu solvav ka või mingisugune muu naljatasand, aga nii-öelda nagu kõige baasilisemal tasandil kalambuur on lihtsalt see, et sa sunnid mõnes mõttes enda aju mõtlema keeles nagu mitmel tasandil või kuidagi nagu ebaootuspärasel viisil ja seda ma küll ei ole selle nagu metoodikaga päris täpselt tuttav, aga nagu see väidetavalt olla kasulik. Ma nüüd demonstreerin Mattiasele ja nagu seda Matsile seda reklaami. Et nagu... Et sinu sõbrad juba proovisid. Võib-olla, kui see ei oleks enne seda lugu rääkinud, siis võib-olla ma reageeriks selle natuke teistmoodi. Aga nagu... See naljakas ei ole ta kindlasti. Täiesti kindlalt ei ole naljakas. Ja ma väga kahtlen, et siin üldse mingisugune nali on. Et ma selles mõttes, et kui kontra või Margus Kunnule, kuidas ta tahab ennast kutsutakse, ronib lavale ja ütleb, et panin tütre mehele või et siis on see teine, et panin tallele. Jah, võtsin sealt. Jah, et siis see on nagu selles mõttes, eks, et
siis see on nagu selles mõttes, et siis ma näen, kus see nali peaks olema ja siis on omaette küsimus, et kas see on kellegi jaoks naljakas või mitte, selles mõttes, et nagu minule, kui ma esimest korda seda panin tallele, seda loomaporno panin tallele, et kui ma seda esimest korda kuulsin, et siis ma olin niimoodi, et ahaa, see on päris leidik, see on naljakas, see mulle meeldib. Ja see ongi see, et see on siis nagu mulje avaldamise küsimus, et et sa mõtlesid sellest sellise asja välja, et okei, ma mõistan sinu, meil on mingid inimesed akna taga, kes vaatavad meid. No las nad vaatavad. Jah, tore, see on alati tore, mida nad vaatavad. Aga ei no igatahes, mis ma tahtsin öelda on see, et okei, need kõndisid tagasi, nüüd need itsitavad, väga tore, et see leidlikkuse moment, et keegi reaalselt suudab välja mõelda mingisugusest lausest või mingist sõnapaarist, eks ole, mingit kahemõttelise sisu ja luua sellele mingi konteksti ja teha sellest mingisugune nali, see on hea. Sest näiteks, et üks YouTube'i videosid, mida ma olen nagu võib-olla 10 kordi vaadanud ja mis mind iga korda ajab naerma, on siis video sellest, kuidas on üks see, no ma ei tea, millise lastesaate tegelane see on, aga see on siis see, ta on nagu siis mingisugune krahv, inglise keeles count, ja siis tema nagu, ta on see vampiir ja tema eesmärk on siis lastele õpetada numbreid. Ja siis tal on nagu seal mingisugune metoodika. Ma saan aru, kus see nimi ja see tuleb. Nii jah, just, eks. Ja siis on nagu seda, et tal on seal mingi laul ja siis ta, kuidas ta laulab, siis saad sellest, eks, et kuidas talle meeldib loendada ja kui ta on üksinda, siis ta loendab ja siis ta iga päev muudkui loendab, on ju. Ja inglise keeles on see tegusõna on count. Aga siis seal videos on väga oskuslikult õigel kohale pandud piiks. Niimoodi, kui sa seda kuulad, ja sa oled täiskasvanud inimene ja sul inglise keele sõnavara on, siis seal tundub, et ta nagu ütleks hoopis ühe vulgaarse sõna. Jah, ütleks selle F-tähega sõna on. Ja siis nagu, aga kuna see, kui sa tead, et see on tegemist nagu laste tegelasega, ta nii siiralt laulab seda ja siis on nagu, tähendab, see on nagu, tal tegelikult ei ole ju mitte midagi roppu. Aga see on lihtsalt nii naljakas, sest et nagu ma suudan selle asja sinna juurde mõelda ja mul on nagu niimoodi, et see on väga leidlik. See ajab mulle selle nagu, pluss on nagu see, et see kuidagi ei sobi nagu kokku ja siis see on nagu see, mis mind ajab naerma. Kusjuures ma lihtsalt ütlen siia välja, et ma olen kusjuures selle naljade tegemise kohta kunagi kirjutanud ühe lühikese artikli. Ma panen selle ka saate siis märkmetesse ja ma olen kunagi kirjutanud ka ühe artikli niisuguste analoogsete reklaamide kohta, et see oli konkreetselt see diskussioon oli üleval siis, kui oli rapsiõli reklaam, kus olid siis siuksed rõivastes mehed, kes sarnasid väga sellele KKK-le ja siis viisid läbi justkui nagu mingit rituaali ja siis selle reklaami sõnum oli see, et rapsiõli ei ole nagu mingi imeasi või mingisugune sektivärk, et see on jumalast normaalne asi, aga siis see vastulause oli kuidagi nagu see, et oi, et kas ta ei ole üldse tundlikud sellele, et see on KKK ja kogu see rassismi küsimus. Et ma ka selle kohta olen kunagi ühe lühikese artikli kirjutanud, et siis, kuna selle reklaami jutuga sobib kokku, et ma panen siis ka selle saate märkmetesse. Nii, tundub, et ma otsisin saate lõppu mõnda head kalambuuri, aga see oli üks oli päris hea, mulle meeldis see. Keri natuke ülesse. Oli see varas, mine nüüd alla. Varas pani arvutipoest hiirerotti. Okay. Kas see sobiks ka väikesesse pornoraamatusse? Mingil moel. Pornoraamatud. Nüüd müügil. Jah, see on omaette küsimus. Okei. Jorgenil on nüüd eriteadanne. Ma teen saate kõlli. Tee üks veel. Mul lihtsalt olid puhtjuhuslikult täna kaasas seade, või pill, mida nimetatakse Tingsha kellaks. Ja nüüd on kõik kellad õiged. Ei. Okei, come. See oli lõpukell. Nukid.